Aga tegelikult ongi aeg meil liikuda esimese ettekande juurde ja see jõuab meieni interneti vahendusel. Ott, kas London kuuleb? London kuuleb, London kas mind kuuleb. on kuulda? Sind on väga hästi kuulda ja nüüd on ka näha, kuidas päev on alanud. Kas LinkedIni on juba postitus tehtud? Ei ole veel tehtud, varsti teen. Loodetavasti siis saad inspiratsiooni sellest tänasest sündmusest. Aga kuulame sind, Oti. Ettekanne on teemal, kas saame AI-ga e-riiki ehitada. Ja veel viimane küsimus, kus sa praegu töötad? Ma tean tegelikult Tony Blairi instituudis. Mis tunne see on seal töötada? Täiesti teine tunne, aga samal ajal ütlen ausalt, et need probleemid siiamaani riikidega, kellega ma nüüd juba koos olen selle paari nädala jooksul töötanud, täiesti samad probleemid, mis Eestis. Nii et Seda on samad lohutav probleemid. kuulda. Täpselt nii. Olgu, aga nüüd ongi aeg sinu ettekandeks ja ka kõigil saalis viibijatel ja ka nendel, kes vaatavad meid ülekande vahendusel, on siis võimalik küsimusi esitada. Slaidos kuskil on need lingid ja QR-koodid, et siis saate sinna klõpsata ja terve päeva jooksul tegelikult on see küsimuste esitamise võimalus, et siis kirjutage sinna oma küsimus ja ka see, kellele see suunatud on. Nii, aga nüüd sõna Otile. Aitäh! Nii, tervist uuesti minu poolt. Kui mul tuli kutse, et kas ma oleksin valmis rääkima teemal, kas me saame AI-ga e-riiki ehitada, siis mu esimene reaktsioon sellele pealkirjale oli see, et kas me tegelikult peaksime piirduma üldse e-riigi ehitamisega. Sest kui me mõtleme e-riigi peale, siis hästi tugev fookus meil pikalt oli digitaliseerimisel, digiteerimisel, aga kui me vaatame, mis on tänane võimalus, on muuta tegelikult organisatsioonide toimimismudelit. Rohkem personaalsemaid teenuseid, rohkem üle organisatsioonide, muuta meie tegelikult sisemisi tööprotsesse. Ja kõike seda teadupärast meil tegelikult agentne tehisaru võimaldab, et ühelt poolt on meil keelemudelid, teiselt poolt on meil erinevad tööriistad, mida me saame kasutada. Kui me vaatame, mida on võimalik täna teha, siis järjest väiksemaks muutub aeg, millel on võimalik automatiseerida täna inimese poolt tehtavaid tegevusi. Kui me vaatame, kuidas on ettevõtted, kes valdkonnas tegutsevad, kui hästi neil on läinud, siis Lavapol, Rootsi ettevõte, võttis natukene alla 9 kuu, et jõuda regulaarse 100 miljoni eurolise käibeni. Ja inimesed tänavatelt igapäevaelus loovad tegelikult väga kihvte asju. Kui palju on kaloreid toidus, palju peab riideid kandma, kuidas sul spordis läheb, lastele unejutud ja nii edasi. Mis siis, kui me iga kuu teeksime midagi kasulikku? Milline see mõju meil ühiskonnas oleks? Milline meil oleks digiriigis? Sest kahjuks avalik sektor on meil katki, meil on jätkuvalt palju bürokraatiat. Et kui me siin eelmine aasta hakkasime koostöös Maruga mõtlema, et kuidas see ehitusõiguse kogu protsessi automatiseerida, siis see oli mulle endale väga selline lähedane, et mul võttis õhksoojuspumba soojustamine aega pea 9 kuud. Dokumendid olid korras, aga 9 kuud. Miks see peaks tegelikult nii kaua aega võtma? Sest tahes tahtmata selline bürokraatia tekitab meil inimestes pahameelt. Et kui sul on dokumendid, materjalid korras, siis võiks tegelikult saada selle vastuse sisuliselt kohe kätte. Ja Eesti ei ole üldse ainukene, kes mõtleb, et kuidas selliseid täna väga koormavaid protsesse automatiseerida. Võtame siin näiteks Ukraina, võtame Katar, kelle kõigi eesmärk on, et kuidas me siis seda järgmise põlvkonna tegelikult riiki üles ehitame. Ja me kindlasti ei räägi siin enam siis e-riigist. Riik on omalt poolt juba ühtjagu teinud. Kas need on olnud alati kõik sellistes valdkondades, mida ma oleksin ise esimestena valinud, võib-olla mitte, aga näiteks jurist aitab väga aktiivselt inimeste poolt kasutusse võetud. Teisalt, mis on probleem? Täna peavad, kas need on siis kohtutäiturid, kas need on prokuratuur, kohtud,
vastama tegelikult väga suurele hulgale siis päringutele, kus tegelikult viited erinevatele kohtulahenditele ja nii edasi on tegelikult valed. Ja ma toon kohe varsti mõned näited ka välja, et mis juhtub tegelikult, kui me usaldame liiga palju neid lahendusi, mis täna eksisteerivad. Teisalt meil olid siin circa 6 aega tagasi oli küsimus siis nii-öelda palgadirektiivi ülevõtmisel, et väga koormav on hinnata ametikohti. Võib-olla enamikele läks see märkamata, aga tegelikult koostöös siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nii-öelda sisendi baasilt sai tehtud ka üks lahendus valmis, et sisendiks siis ametijuhend ja tegelikult saavad need samad ametikohad hinnatud. Ehk meil on täna olemas tegelikult tehnoloogilised lahendused selle jaoks, et tihtilugu neid koormavaid siis Euroopa Liidust tulenevaid kohustusi, siseriiklikke kohustusi tegelikult aidata ka ettevõtetel seda vastavust automatiseerida. Ja sama võtame selle aasta alguse, et Apsaka leidja, et tuvastada ära siis millised õigusaktid võib-olla on, kuskil on riskid, on vastuolusi. Jällegi, lahendus jätkuvalt töötab. Jah, ta toob ka välja olukordi, kus tegelikult seda riski ei ole, aga see ei ole selle asja eesmärk. Pigem on see, et kus kohas me peaksime üle kontrollima. Või võtame näiteks diskrimineerimise tuvastamine, projekt, millega me eelmine aasta koostöös siis soolise võrdõiguslikkuse voliniku bürooga tegelesime, mis nüüd tänaseks on ka jõudnud siis nii-öelda töötava lahenduseni, kontrollitakse siis töökuulutusi ja kas seal on tegu siis potentsiaalse diskrimineerimisega. Mingisugust menetlust automaatselt ei tehta, aga suunatakse tähelepanu. Kogu see muutus, et kui me tahame tegelikult süsteemsemalt, mitte ainult rakenduse baasil kasutusele võtta, tähendab seda, et me peame hakkama muutma üks hetk ka kogu siis riigi arhitektuuri. Kas see on siis nii tehnoloogia, küberturbe kontekstis, aga ka kuidas me tegelikult rakendame. Väga hea näide on praegult Eesti AI raames näiteks, kuidas me siis läheneme hangetele, eelarvele, kuidas me tegeleme õigusloomega, kuidas seda protsessi kõik automatiseerida. Ja kui me vaatame võrdlust näiteks sõidukitega, ühelt poolt meil on manuaalne, ilma toeta, selliseid sõidukeid täna liikluses väga palju ei ole. Enamikel on kas püsikiiruse hoidjad, on mingisugune intelligentne automatiseerimine, kas on siis sõiduraja hoidja ja nii edasi, aga samal ajal neid täisautonoomseid agente, täisautonoomseid sõidukeid meil täna liikluses ei ole, mis töötavad ja sõidaksid kõigis tingimustes. Ja sama on ka meil riigi kontekstis. Meil on asutusi, kes on väga tugevalt liikunud sellise intelligentse automatiseerimise poole. Võtame näiteks Töötukassa, prognoositakse töötuks jäämise tõenäosust, prognoositakse, milline on tõenäosus, et inimene on pikaajaliselt töötu, millised on võimalikult sobilikud siis sekkumised, parim töökoht ja järjest rohkem vaadata ka sinnapoole, et kuidas hakata siis teatud olukordades nii-öelda automatiseerima toe pakkumist ja millistel juhtudel on siis tõesti vajalik nii-öelda selline riigipoolne sekkumine, et Töötukassa sinna 2.0 visioon, et sekkuma ainult siis, kui on päriselt tegelikult inimesel abi vaja, teatud osa meil ühiskonnast leiab töö niikuinii, nad ei vaja sellist aktiivset toetamist. Ja teiselt poolt lõpuks, kuidas me seda protsessi kõik autonoomselt teeme, et inimesed ei jääks töötuks üldse. Sekkume ennem töötuks jäämist, anname soovitusi selle jaoks, kuidas inimese nii-öelda tööturul väljavaadet parandada. See on kõik täna tegelikult võimalik ja see omakorda tähendab seda, et me liigume järjest rohkem sellise personaalsema riigi suunas. Ja kui me kõike seda suudame teha, siis ühelt poolt teenuste kasutamine ei tohiks palju aega võtta, uute teenuste loomine on päevade küsimus, rahulolu mõistagi kõrge ja lõpuks enamik pöördumistest ja muredest saavad automaatselt lahendatud. See oleks nagu väga ilus tulevik. Samal ajal, mida me näeme, ja see oli üks esimesi näiteid, aga selliseid kasutusjuhte on nüüd kasvavalt juurde tulnud, kus siis
inimene ehitab agendid, kes siis suhtlevad riigiga. See on siis väga konkreetselt Maksu- ja Tolliameti nii-öelda maksude tasumise kontekstis. Aga mida see riigi kontekstis tähendab, on see, et me peame hakkama järjest rohkem mõtlema ka selle peale, et ei ole ainult selline ilus kasutajaliides, vaid ka peame mõtlema selle jaoks, et kuidas siis tegelikult agendid suudavad riigiga suhelda. Ja kõik see viib meid järgmise sellise nii-öelda arenguhüppeni, kus me vaatamegi rohkem agentse riigi suunas, ehk siis millised on need täiesti uut tüüpi teenused, mida me ei ole varem suutnud tegelikult pakkuda inimestele. Valdkond ise, mis seda kõike võimaldab, on väga kiiresti muutnud. Et kui me varasemalt rääkisime sellest, et avatud mudelid on liiga nõrgad, nad ei ole piisavalt kvaliteetsed, neid ei saa kasutada, teisalt on meil alati olnud probleemiks, et me toetume liiga palju siis pilveteenuste nii-öelda pakkujatele, sellega seonduvalt on küsimused andmete tundlikkuse töötlemise kontekstis, siis täna see vahe on järjest väiksem. Kui me vaatame neid võimekaid avatud mudeleid, mille seast me saaksime tegelikult valida, siis mis välja joonistub, need on suuresti Hiina siis mudelid. Ja sellega seonduvalt on jällegi teised riskid. Et kui ma olen siin testinud erinevaid avatud ja kinniseid mudeleid, et te võite seda kõik ise teha. Kui te panete samasugused promptid sisse, näiteks kas te kasutate siis Claude'i, kas te kasutate ChatGPT'd ja te panete need sisse näiteks DeepSeek'i või panete selle sisse näiteks Kimisse, siis te saate väga erinevad vastused. Eesti kontekstist lähtuvalt võib juhtuda, et kui te ütlete, et sama küsimus, aga lisate juurde Eesti, siis see vastus võib olla täiesti teine Hiina mudelite puhul. Juba tuleb teatud kaalutlus sisse. Lisaks kontrollid. Hiina mudelitega võite te lasta eemaldada näiteks vesimärgiseid. Mõnikord jah, tõesti peab kasutama natukene sellist nii-öelda tarkust, ütlema, et eemalda tekst piltide pealt, aga need kontrollid, mis on lääne mudelitel, neid sinna nii tugevalt sisse ei ole ehitatud. Teisalt hind langeb, aga kui paljud teist on vaadanud näiteks, et kui te kasutate Claude'i ettekande tõlkimiseks, elust enesest võin öelda, selline 30 slaidised nii-öelda ettekande tõlkimine võib maksma minna seal umbes 80 eurot. Kui mõtled selle peale, et tegelikult PowerPoint ja mujal on võimalik seda automaattõlget niisama ka teha, kulu on 0. Et ühelt poolt jah, see nii-öelda ühiku hind langeb, aga samal ajal see kasutus järjest suureneb, ehk siis kokkuvõttes see kulu organisatsioonile on päris märkimisväärne. Selle jaoks, et jooksutada lokaalsed mudeleid, on meil sellest aastast läbi siis Tartu Ülikooli HPC keskuse võimalik ka kasutada GPU ressurssi. Hind võrreldes turul saadav olevaga on oluliselt odavam ja see on mõeldud ainult siis avaliku sektori kasutusse. Kui me vaatame valdkonda laiemalt, siis neid uusi mudeleid, mis peale tuleb, neid tuleb sisuliselt iga kuu on uued mudelid, uued võimekused. Ehk siis valdkonnas nii-öelda tervikpilti omada on äärmiselt keeruline. Aga tähtis on see, et mudelite võimekus on ajas kasvanud. Mis omakorda riigi kontekstis tähendab, kui me siin teeme keskselt riskianalüüse, kui asutused mõtlevad, et jah, võtame näiteks kasutusele siis GPT 5.5 või Cloud Opus 4.7, siis juba varsti on järgmine mudel, mis teoorias tähendab seda, et me peaksime viima läbi uued riskihinnangud. Samamoodi muutuvad kasutustingimused, ehk siis meil on oleme väga tugevalt sõltuvad siis tehnoloogia pakkujatest. Ja kui me võrdleme ka, kui kvaliteetselt või millistes tegevustes on võimalik automatiseerida, siis täna selline nii-öelda inimintelligentsusest ollakse ammu üle, aga mis on olulisem, mida keerulisemad siis projektid, tegevused, mida rohkem samme, siis tegelikult see kvaliteet hakkab väga järsult langema ja jõuab väga kiiresti olukorda, kus tegelikult
avalikus sektoris paljude teenuste kontekstis, kus me tahame tagada teatud ühtsuse, kvaliteedi, seda ei ole lihtsalt võimalik saavutada täna. See on üks näide eelmisest nädalast, kui kohtutäituritele viisin läbi ühte koolitust, et koosta palun vastus võlgniku kaebusele. Mis on tore näha, on see, et sellist organisatsiooni on väga palju. Te võite kõik seda testida erinevate näidete baasil. Et väga konkreetne sisend, sellist kohtulahendit ei eksisteeri ja mulle väga meeldis DeepSeeki vastus, muljet avaldav, et puudutate just seda 2024. aasta lahendit, sest see on täitemenetluse mõistes tõesti murranguline. Selliseid olukordi, näiteks Qwenniga on võimalik eemaldada vesimärgiseid, DeepSeekiga natukene raskem, aga muuda jällegi oma viipet. Kirjuta eemalda tekst ja on võimalik teha asju, mida varasemalt tegelikult teoorias ei tohiks teha saada. Ja organisatsioone on samamoodi. Mis on organisatsioonide kontekstis oluline, on mõelda läbi tegelikult protsessmudeli valikuks. Ühelt poolt ma julgustan ikkagi alustada sellest, et mis on see tegelikult äriline eesmärk, probleem, mida soovite lahendada, millised on meil piirangud, milline on tegelikult see nii-öelda andmete komplekt, mille vastu te tegelikult siis ühelt poolt mudelit treenite, teistpidi ka testite ja testige erinevaid mudeleid. Ärge valige ühte konkreetset välja kohe alguses, vaid võrrelge mudeli kvaliteeti tingimusi. Ja lõpuks tuleks ka dokumenteerida, et arvestades tänast nii-öelda suunda, et läbipaistvus algoritmide tehisaru kasutusest muutub kohustuslikuks, siis seda on väga mõistlik teha. Keskselt kratid.ee tark nii-öelda nimelisest keskkonnast on võimalik leida täna riskihinnanguid. Need on suunavad, peatselt peaks tulema juurde ka circa 20 täiendavale teenusele tootele riskihinnangud. Kui me vaatame näiteks ChatGPT'd ja Claude'i, siis ühelt poolt jah, ta ei ole täiesti roheline, seal on riskid seonduvalt siis olenevalt litsentsitüübist, mida ma olen näinud avalikus sektoris. Väga palju kasutame pro-litsentse. Mõtlen pro-litsentside peale, siis on sisuliselt personaalne konto. Mis on halvem, kui ei kasutata enterprise litsentse, siis õigus nii-öelda olla unustatud või et sisestatud andmeid ei kasutata hiljem mudeli treenimisel. Seda võimalust sisuliselt tegelikult ei ole, kui just ei lähe nii-öelda incognito moodi. Ehk siis me isegi need võimalused, mis meil täna olemas on, kasutada näiteks siis enterprise litsentsi, me ei kasuta neid ja sellest lähtuvalt tekivad täiendavad riskid. Samal ajal ma ei näe suuri riske kasutadaks näiteks Gemini'd ja samamoodi Claude'i väga paljudes erinevates kontekstis. Tarkvaraarenduses, miks mitte kasutada Claude'i? Me täna kasutame juba niikuinii paljudes erinevates kohtades. Et kui minna siit edasi, et mis meil võimalused on, et ühelt poolt me räägime hästi palju sellest, et nii-öelda vaatame ka Euroopa suunal. Euroopa suunal on meil sisuliselt ainsaks valikuks Mistral. Mistrali hallutsioneerimine on sisuliselt kohati sama hull, kui näiteks on DeepSeekil või Qwennil. Et kui sa küsid teatud nüanssidega näiteks küüditamise kohta, siis sa võid saada info, et tegemist oli sellise väga toreda reisiga ja sellise kultuurielamusega Eesti inimestele. Et selline hallutsioneerimine, ka teatud väga konkreetselt suunav info, need on kahjuks nendes mudelites eksisteerib. Ja mudelite kvaliteet väga palju kõigub. Et lihtsalt siin tuleb minu arvates selline nii-öelda oluline koht meil kõigil on see, et jah, ühelt poolt me räägime väga palju sellisest nii-öelda toetame Euroopat, kõike muud, aga tuleks valida mudeli kvaliteedi järgi ja siis ka
piirangute järgi. Kes soovivad kasutusele võtta, siis ma loodan, et peatselt läheb ka info välja siis tehisaru lahenduste toetusmeetme kohta, et on võimalik taodelda vahendeid, omaosalus 15%, ehk tegelikult rahastusmeetmeid on olemas ja tuleb juurde ka, et plaanis on ka luua tehisaru kiirendi, mis võimaldab siis kiiresti selliseid lühiajalisi projekte rahastada ja teostada. Omalt poolt võib-olla lõpetuseks juurde, et kui tõesti ma julgustan kasutada, sest need riigid, kellega ma juba selle praeguse lühikese aja jooksul olen koos töötanud, kõigil on samad probleemid, mis puudutavad infoturvet, andmetöötlust, on mured ka selles, et kas andmeid võidakse töödelda näiteks USA-s ja mujal, tehnoloogiline sõltuvus, siis üldine ikkagi arusaam on see, et ega me nagu mööda sellest kõigest ei saa. Ja kui me tahame olla tegelikult eesrinnas edasi, siis me peame hakkama oluliselt rohkem ja tegelikult võtma ka teatud riske sisse. Julgustan kasutada võimalikult palju, kui ei ole varasemat kogemust, siis vali üks töövahend, määra, leia selline vähemalt 5-10 tundi, mõista, mis on piirangud, saa kogemus, õpi sellest kõigest. Kui teatud olukordades täna ei ole võimalik kasutada, siis ütlen ausalt, et mingi aja pärast on mõistlik tagasi tulla, sest lahendused, nende võimekus kasvab päris kiiresti. Ja lõpetuseks, et inimese selline poolne nii-öelda kontrolli järelevalve, kuna sisendi pinnalt väljundid ei ole üks ühele, väljundid võivad muutuda, siis olukordades, kus see mõju on lõppkliendile oluline, näiteks tervis on kindlasti üks selline oluline valdkond, siis meil tuleks alati vaadata need väljundid üle või vähemalt tagada, et inimestel oleks olemas vaidlustusõigus. Ja kes tahavad jälgida, mis toimub valdkonnas, siis LinkedIn ja minu arvates meil on kõik võimalused Eesti viia kõige usaldusväärsemaks tehisarupõhiseks riigiks maailmas. Nii et hea meelega vastan küsimustele. Aitäh! Võib aplausi vist ju ka teha Otile. Aitäh! Aitäh sulle, Ott, ja väga sisukas ja mõtlema panev ettekanne ja on käivitanud ka meie publikut, nii et sul on täitsa mitu küsimust esitatud, nii et ma hakkan otsast minema. Muidugi küsimusi on esitatud anonüümselt, et siis sellest võime ka omad järeldused teha, aga hakkame siis esimesest siin minema. Kõige populaarsem küsimus, mis on saanud ka lisaks esitajale ühe laigi, apsaka leidja kohta. See oli katkine vibe kooditud ehk ilusa fassaadi, kuid kehva vundamendiga lahendus. Mis sa arvad, kas AI-ga saamegi ilusa, kuid kehva e-riigi? Ei, me ei saa ilusat ja kehva. Kui me ütleme niimoodi, et kui me lihtsalt vibe koodime asju ilma mitte mingisuguse kontrolli arendajaid kaasamata, siis jah, ma selliselt riik üles ei ehitaks. Mu lemmik oli mõned nädalad tagasi, kus koolitasin siis Repliti kontekstis, et kuidas Replitit kasutada, siis ma seal 3-päevase nii-öelda koolituse lõpuks oli, et oi, kas me võime kohe nüüd need App Store ülesse panna, ametlikud riigiteenused, ja siis ma mõtlesin küll, et oi jumal, et nagu ärge palun mitte keegi sellist asja tehke, et kujutage ette, et selline osakonna juhatajad teevad oma rakenduse valmis, et aga siis lansseerime ära ka, et nüüd on uus teenus kodanikule, et ei soovita. Aga ma lihtsalt selle apsakaleidja osas vibe kooditud, absoluutselt. Kas see võttis aega väga vähe, et see lahendus valmis teha 100%? Kas ta tuvastab jätkuvalt probleeme või aitab tuvastada probleeme, mis läheb nii-öelda inimese silma alt vahelt läbi? Jaa,
100%. Kas see, et ta on vigane, aga ta oleks riigieelarvele see lahendus ja need teised veel toonud näiteks taganud siin 2, 3, 4 miljonit eurot nii-öelda riigi tulu, kas selles olukorras me hakkame tõesti nii-öelda nitpikkima, et jah, ta võib-olla kõikides olukordades ideaalselt ei tööta. Ma pigem võtaks selle, et jah, ta tuvastab mingisugused probleemid ära, me käime selle üle ja me nii-öelda tagame läbi selle, et ei teki suuremaid probleeme. Minu arvates see on oluline, et see, et kas nagu lahendused töötavad alati 100% kvaliteetselt. Ma mäletan kunagi Töötukassa otsustustoe kontekstis, see tuli esimest korda 2020 oli ikka väga tugevalt see, et aga ta ei tööta alati ideaalselt, et soovituste täpsus, mõnikord need soovitused on halvad. Aga ma võtaksin pigem selle, et 20% olukordades soovitus on halb, kui see, et mulle annab koolipingist tulnud ametnik halvimal juhul või nõunik annab soovituse, mille keskmine täpsus on 58%. Et noh, kumma me valime? Ma pigem võtaks suurem tõenäosus, jah, eksib, aga see kvaliteet on tegelikult kokkuvõttes parem. Aitäh! Teine küsimus, muidugi seotud sama asjaga, et kui me nüüd räägime riigist, siis kuidas peaks üks riik valmistuma AI tööriistadega genereeritud lahenduste valideerimiseks? Selge on see, et võib-olla siis kuskil suvepäevadel paari õhtuga valmis kooditud lahendust ei peaks kohe lansseerima ja kodanikele pakkuma, aga kuidas see siis võiks käia? Jah, siin on, ütleme, lahenduste valideerimine või siis ütleme riigi kontekstis, ma arvan, et esiteks on see, et tänane suur väljakutse on meil hirm jätkuvalt siis kommertslahenduste kasutuse peale. Ja seda hirmu on väga palju, et me oleme tegelikult hästi pikalt kogu aeg käinud edasi-tagasi, et kas me tohime, kas ei tohi. Kui pikalt meil tegelikult ka näiteks nii-öelda sotsiaalvaldkonnas läks aega, et kas hakata üldse Copilotit kasutama. Samad arutelud, mis olid näiteks Cursori kasutustarkvara kontekstis, need on võtnud ikka kohati liiga pikalt aega. Pannakse kasutus kinni. Mis seal nagu omakorda on see probleemiks tegelikult välja tulnud? Ega meil head ülevaadet andmetest ei ole, õigustest ei ole, võtame Copiloti kasutuse nii-öelda kasutuselevõtt, tuli väga selgelt välja, et võimaldab leida teavet, millele tegelikult inimestele ligipääsu ei ole olemas, ehk siis sealt tulevad teised organisatoorsed probleemid tulevad välja. Kuidas me tagame, et asutustes, kus on tegelikult vähe seda nii-öelda IT-võimekust, kas me saame keskselt teha riskihinnangud, nende eest siis potentsiaalselt vähemalt mingid mallid, näiteks andmekaitsealasele mõjuhinnangule, aga see tähendab seda, et keskselt peab olema mingit võimekust. Täna see, et keskselt tegeleb 1-2 inimest, ei ole tegelikult jätkusuutlik, eriti arvestades, kui kiirelt kogu aeg valdkond muutub, kui tihedalt sa peaksid tegelikult neid nii-öelda riskihinnanguid üle vaatama. Ehk jah, ma arvan, et see on nagu selline keskse toe küsimus, mis puudutab lahendust nii-öelda. Ma arvan, et vibe code'i, me võtame näiteks Lovable, peame aru saama, et nendel erinevatel lahendustel on erinev eesmärk. Lovable sobib minu arvates väga hästi äripoolele selle jaoks, et ta suudaks paremini selgitada IT-le, mida ta soovib saavutada. Väga selgelt visuaalselt arusaadav, jah, me tahame sellist asja. Ja siis tegelikult koostöös näiteks TEHIK-uga on võimalik seda realiseerida. Ehk siis ma kindlasti ei julgusta seda, et äripool hakkab nüüd ise tarkvaraarendusega tegelema. Et pigem kasutage seda selle jaoks, et enda mõtted selgemaks saada, sest kui me oleme pikalt rääkinud, et äripool ei suuda selgitada ühelt poolt IT-le, mida soovitakse, siis tuleb kokkuvõttes midagi, mida ei tahetud. Ma arvan, et see on see võimalus. Näidake täpselt ära, mida te tahate ja siis saab seda ka teostada. Kuulge, aga see oli ju, ma arvan, tänase päeva võib-olla esimene selline praktiline soovitus, nii et aitäh sulle, Ott, selle eest. Need, kes siis tellivad, kasutage tehisintellekti, saate võib-olla paremini oma sellise mõtte arendajale siis üle antud. Toredat päeva sulle sinna Londonisse ja jääme siis ootama sinu LinkedIni postitust tänase sündmuse kohta. Teeme nii, aitäh. Ilusat päeva kõigile. Aitäh.